Ma ei saa üle ega ümber sellest, kui vägev asi on see karmagripp, vaata. Nii absurdne nagu, kuidas ta kõiki asju teeb. Tere hommikust, täna filmime jälle karmagripiga. Plaanid on läbi mõeldud ja me teame, mida me teeme. Kuidas teil on tunne? Kas ma peaksin endale ka ostma selle? Mul endal on küll selline tunne, et kurat peaks vist ära ostma niisuguse asja endale. Üks esimestest plaanidest täna on niisugune asi nagu hüpogeum, aga ma ei tea, kas ma saan filmida GoPro'ga seal. Kui ei saa GoPro'ga filmida, üritan ühe teise asjaga filmida, mida ma üks päev näitasin, mul on niisugune salakaamera. Kui ei saa, kummagiga ei saa, siis ei saa, vahet ei ole. Siis on plaan kahur, mis kaalub 100 tonni ja mürsk, mida ta tulistas, kaalus tonn. Ma ärkasin hommikul vara üles ja üritasin drooniga filmida. Seal katuse peal on halb levi. Kahju, et need puud ees on. Seal on niisugune mingi huvitav, see on surnuaed, ma tean, aga näeb väga vägev välja. Nii, nagu nägite, üritasime drooni lennata ja nii kui meeter sinna poole sõitis droon, viskas kirja ette telefon, et no fly zone ja et oled lennujaama tsoonis, kus lennata ei tohi. Fuck. Palju õnne meile. Selles suhtes on see äpp õnneks tehtud niimoodi väga hästi, et sa ei saagi lennutada no fly zone'is. Ma proovisin lugeda mitu korda, ta lööb kella ja siis oli pam-pam-pam-pam, siis mul oli nagu what the fuck, võimatu lugeda. Aga ta teeb meloodiat, vaata. Hüpogeumini on meil 50 mintsa aega umbes. Ma näitan teile oma kostüümid, miks mul triiksärk täna seljas on. Pastakas, pealt näha tavalised asjad, aga tegelikult ei ole. See pastakas on tegelikult kaamera. Kuidas ma siin nüüd teen, lihtsalt kui me hüpogeumisse lähme, et ma saaksin selle kaameraga filmida, ma panen need mõlemad endale siia niimoodi. Harilik on selle jaoks, et muidu on imelik võib-olla, kui ainult üks pastakas mul rinnataskus on. Harilik on nagu see, et kaks asja, siis näed nagu parem välja vaata. Pluss kostüümi, disguise'i juurde. Sketchpad. Ma teen näo, et ma joonistan midagi seal. Ja fucking harilikuga joonistan samal ajal ja kui on vaja, vahepeal saan pastakaga kirjutada. Nii et väike eeltöö on tehtud, et ma saaksin niisugustes imelikkudes kohtades ka filmida võib-olla. Nüüd me joome, naudime siin vaikselt oma kohvi edasi ja eks siis näis pärast, mis saab täpselt. Cheers! Malta Tourism Authority. Niisuguses kohas on mingid katakombid. Täpselt kuskil kodumajade vahel mingi karu perses. Anyways, me käisime hüpogeumis ära, mul on kaamera praegu käes. Ei ole jõudnud kimbali külge panna. Väga vägev oli. Nagu, ma ei tea, kuidas Aldol oli, aga mul oli nagu päris tihti külmapärinad isegi. Sest see lugu oli nagu eepiline, epic. Umbes 6000 aastat vana see hüpogeum. Ja seal oli umbes 7000 inimest olid maetud sinna nii-öelda siis. Ja põhimõtteliselt need kambrid, mis seal maa all olid, neid kasutati matmespaigana nii-öelda ja kõik kivist välja taotud. Kui sa oled Maltal, siis ma soovitan, hüpogeum on üks kõige vägevamatest asjadest, mis ma siiamaani olen näinud. Päevas saab ainult 80 inimest sinna. Pead internetis piletid ette ostma. Ja meil oli niimoodi, et osad päevad, kus me olime, laupäev, pühapäev oli läbi müüdud, esmaspäevaks saime ja keset päeva oli läbi müüdud juba, nii et me pidime esimesed sinna olema kell 9 hommikul. Sinna saime piletid ja me ostsime 6 aega ette, et see on nagu niisugune hotspot nii-öelda. Väga-väga vinge. UNESCO Heritage Site. Soovitan kõigile. Ma ei tea, palju ma video footage'id sain selleks ajaks, kui ma WC-sse läksin ennast kergendama, siis oli kaamera tühjaks saanud juba, ma vaatasin. Ja ükskord juhtus nii, et mul oli footage corrupted, nii et ma ei saanud videot, nii et ma ei tea, ma ei kujuta ette. Ja ma ei tea, kui palju ma üldse teiega jagan, seda peab ise kogema nagu see, et mis te sealt näeksite isegi footage'is, see ei anna nagu seda suurustunnet, seda rõsket õhku, mis seal on, seda kõike nagu täispilti sa ei saa sellest videost mitte kuidagi. Sa pead ise kohal käima. Me oleme tulnud nüüd paar sammu edasi autoga 15 mintsa ja niisugune koht nagu Fort Rinella. Ja siin on üks mega kahur, mis kaalub 100 tonni. Seda kahuri otsa on sealt näha. Nagu näete, olen oma Vene kotti upgrade'inud suuremaks Vene kotiks. Vene spiooni-kott. Vene spiooni-kott. Nagu näete, on mu spioonirõivastus seljast ära tulnud. Tunda on, et päike hakkab vaikselt temperatuuri võtma. Äkki läheb õnneks ja saame ujumas ka käia ikka täna.
kui ma nüüd õigesti mäletan, siis see oli Barracks, on ju, siin. Ma võin öelda, et kui ma olen siin võrrelnud, et mis asi, kui palju maksab, on ju, siis ma olen saanud 12 euro eest küll, kindlasti täna. Siin on üks giid ja giid on väga normaalne vend. Muidu läheb väga pika peale. Automaatselt läheb põlema. Siin on pommikraatrid 1 ja 2, teine on seal tagapool ja siia kukkusid 500 kilogrammised pommid. Kokku sai see fort nii-öelda, kus me oleme, kokku kukkus siia 7 pommi teise maailmasõja ajal. Ja pommitati sellepärast, et siin olid raadiosidetornid ja mõeldi, et see kindlust kasutatakse, aga tegelikult ei kasutatud. Üks pomm on siia. Siiamaani on suht hästi läinud meil. Praegu võtsime Aldoga niisuguse asja nagu Soldier's Meal või? Sõdurieine. Sõdurieine, mida siis väidetavalt Malta sõdurid sõid kunagi. Ma ei tea, mis ajast on. Istume siin nagu kombeks juba pool vilk seal tänaval ja ootame toitu. Vaatame üle, mis endast kujutab täpselt. Siiamaani Fort Rinella ma soovitan tulla inimestele, see on mõnus, väga, see annab nii palju juurde, mega koht, väga mulle meeldib. Sõdurieine, Malta sõdurieine, küpsis, kreeker, millega saab naelu sisse taguda. See küpsist on võimatu süüa, 6 eurtsi pole üldse palju. Hautis on nõnuga, liha on, kõik on, klimpi on natukene. Koos on soe. Rosinatega natuke suhkrut, aga muidu pudru, mis on soojaks tehtud ja kuidagi püsib vormis. Ma arvan muidugi, et mingi Eesti omaga ei anna võrrelda väga, mingi hautis ja mingi junn. Keegi juba isegi ujub ja türa vaade on ka päris seksikas. Ausalt öeldes, nagu me Aldoga vaatasime, siis siin väga rannakohti ei olegi. Tõenäoliselt mulle tundub, et see on niisugune artificial see koht, kus me oleme praegu. Üks tädi on seal teise trepi peal on talvejopega. Fucking me läheme ujuma. Siin on ikka natukene anja temperatuuri tunda. Lähed ujuma, mingi hull paletta, mingi paistab kõik jutud. Ma kõige rohkem kardan tegelikult millegi peale astuda siin vees, ausalt öeldes. Liiv on hästi imelik kuidagi. Mehed, te tead... What the fuck, dude? Mida see ehmatab mind? Kas sul oligi planeeritud niimoodi või? Ei, ma läksin sinna, siis mõtlesin, fuck it. Oi, holy fuck. Nii soolane. Tere, me oleme nüüd Aldoga tulnud niisugusesse kohta, mille nimi on Ostukeskus. Mis on naljakas selle juures? See on esimene ostukeskus, mida me näinud oleme. Sõidad samamoodi sisse, nagu ikka on parkimismajad, aga poed on kõik õues. Liftiga tulime alla, lift avanes õue nagu lihtsalt klops. Vaatame niisama, mis toimub natuke ringi. Ma lihtsalt tahan välja pointida seda, et kui suured munad siin on ja kui suur valik. Miks meil ei ole selliseid asju? KitKat Chunky, fucking sama suur kui labakäsi. Eraldi sektsioon Kinderile, munade püha puhul. Mingid hiigla suured üllatusmunad ja niisugune ilus värav on ka. Anyway, aitab tänaseks. Olge tublid, palju on tehtud. Anyway, tšau.